Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Veevalajad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 23. veebruar kuni 1. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin saatuseratta kaardiga. Et saatuseratta kaart räägib mingi etapi lõppemisest teie elus või siis uuest algusest. Kõrval on siin karikate 6 ja karikate 6 räägib minevikust. No üldiselt mulle tundub niimoodi, et keegi või miski teie minevikust kerkib sellel nädalal uuesti ülesse. Aga teil on valusad mälestused selle mineviku kas inimesega või mineviku sündmustega, teil on valusad mälestused. Te olete väsinud sellest, ei taha sellega rohkem enam tegeleda. Ja karikate S, siin selle ülemise rea viimane kaart, räägib sellest selgusest, et te saate teil tuleb see selgus, et kas selle minevikust üles kerkinud teemaga edasi minna või siis see ära lõpetada. Ja kui te olete jõudnud otsusele, et te näiteks soovite seda mineviku teemat lõpetada, et ei taha sellega rohkem enam tegeleda, te olete väsinud, tüdinenud ja haiget saanud minevikus, siis teile tuleb appi ja teile toeks siin alumises reas olev sauade kuningas. See on üks tulemärgi selline tark ja asjalik meesterahvas. Ta on kas jääratähemärgis, lõvitähemärgis või on ta amburitähemärgis. Et tema on teile toeks, ta aitab teil selles olukorras selgust saada ja aitab ka siis selle tehtud otsusega edasi minna. Aga teie ise olete tugevam, kui te täna oskate arvata. Et te leiate endast selle sisemise jõu, kuigi teil on hirmud. Võib-olla hirmud tuleviku ees, võib-olla hirmud selle ees, et kui ma teen nii, mis siis juhtub, kui ma selle nüüd ära lõpetan, mis siis edasi saab. See võib olla selline töökoht, mis on teile pannud väga suured kohustused, te ei taha neid enam teha, te olete juba ammu tüdinenud ja tülpinud ja te ei taha lihtsalt enam teha seda ja mõtlete, et mis saab siis, kui ma nüüd selle töökoha siin lähen ära sealt, et mis ma siis edasi peale hakkan. Et igal juhul on teil tugi olemas, te ei pea kartma. Ma näen siin küll seda varjude kaarti, aga see on ikkagi pigem selline heitlus iseendaga, sellised sisemised hirmud, et mis ja kuidas saab edasi, et kuna teil on tugi olemas ja te olete ise ka tugev, teil on olemas see sisemine jõud, see muutus teha, kui te seda soovite, siis ei ole teil mitte midagi karta, et alustage siis uue etapiga oma elus, kui te näete, et see on praegu vajalik. Kui te näete, et see on praegu vajalik, siis ärge enam kõhelge, vaid alustage selle uue helge etapiga oma elus. Et mis ma oskan teile selleks nädalaks soovida? No ma soovin teile tarku otsuseid ja et teie olete ju ikkagi lõppkokkuvõttes see inimene, kes iseenda elu üle otsustab. Et ärge siis laske teistel enda elu kohta mingeid tingimusi seada. Kindlasti ei tohi lasta endast üle sõita. Et võtke siis vastu ja vastutus enda elu eest ja vastu otsused, mis puudutavad teid. Me ei saa elada teiste inimeste elu ja me ei peaks elama ka teiste inimeste meele järele, vaid meil peaks olema see vabadus teha enda otsused ise oma peaga ja elada enda elu nii, nagu meie seda soovime. Kas see alati kerge on? Kindlasti ei ole. Aga mina soovin teile meelekindlust sellesse nädalasse. Ja, meelekindlust soovin teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.